proua Liisa Oviir, teie olete Euroopa Parlamentide vahelise kosmoseorganisatsiooni Eesti delegatsiooni juht. Esimene suurem üritus on tulemas nüüd Tartus 22. ja 23. mail. Kas te räägiksite natuke, mis sellel üritusel plaanis on? Eestil on rõõm olla Euroopa Parlamentide vahelise kosmosekonverentsi eesistuja sellel aastal ja seal on siis 2 põhilist üritust, mida siis eesistuja peab korraldama. Esimene neist on töötoa vormis, mis on mai lõpus, ja teine siis novembrikuus siis jääb plenaaristung. See mai lõpuüritus on selline töötoa formaadis ja meie eesistumise läbivaks teemaks on kosmoseettevõtlus. Selle tõttu me olemegi planeerinud sellise häkatoni kõigile osalistele, kus siis parlamendi liikmed kuulavad erinevaid ettekandeid kosmose ja ettevõtluse seostest ja seeläbi saavad ka ise võimaluse osaleda siis töötubades, et kuidas käib tootearendus väärtusahela algusest kuni siis lõpuks selle toote tutvustamiseni. Et näha päris elus, et milliseid võimalusi kosmos meie ettevõtlusele igapäevaelule pakub. Kui pikk on Eesti seos olnud Euroopa Parlamentide vahelise kosmosekonverentsiga? Kosmosekonverents loodi 18 aastat tagasi, 1999, siis Eesti liitus küll alles 2011 ja seda toonase Riigikogu esinaise Ene Ergma eestvedamisel. Aga riike kokku on selles siis konverentsis praegu 12, pluss siis täisliikmed ja 1 assotsieerunud liige. Selle konverentsi liikmelisuse eeldus on väga selgelt see, et peab olema kas Euroopa Liidu liige või siis Euroopa Kosmoseagentuuri liige. Ja peab olema ka muidugi parlamendis kas toetusrühm, delegatsioon, meil on olemas nii toetusrühm kui ka delegatsioon. 6.–7. novembril on ka Tallinnas üks üritus plaanis Euroopa Parlamentide vahelise kosmosekonverentsi raames. Mis sellel üritusel toimub? See on üks 2 eesistujale kohustuslikust üritusest korraldamiseks. Maikuus oodatakse kuskil 30 inimest, me tegelikult isegi meil tuleb vist veidi rohkem, aga siis plenaaristung on vähemalt 2-kordselt seal kuskil 60-70 inimest tulevad kokku ja seal võetakse siis vastu resolutsioon, mis kajastab selle aasta kõige olulisemaid sündmusi kosmose vallas. Millised teemad võiks olla kogu selle aasta jooksul enim fookuses? Meie teemad on kosmos ja ettevõtlus ja sealt ka seos digitaliseerimise juurde. Et meil on päris mitmeid häid näiteid, kuidas on võimalik tuua seda kosmost maapealsesse ellu. Heaks võib-olla eeskujuks ja näiteks on üks lahendus, mida üks Eesti ettevõte välja töötab PRIA-le, kui PRIA senini peab käima eurotoetuste väljamaksmiseks koha peal, näiteks kontrollimas, kas mingi põld on niidetud, siis on oluliselt säästlikum viis on võtta see info ja korjada satelliidid, kes niikuinii seda infot korjavad, aga töödelda sellised, et see oleks võimalik siis kasutada ja tuua seda kõike siis parlamendi liikmetele lähemale. Kui me räägime nüüd natuke juriidikast ja seadusloomest ja kosmose seosest sellega, siis kas siin on ka mõtteid, mida võiks ühiselt teiste parlamendi liikmetega arendada? Jah, et see on kaunis märgiline, et selline peamine õigusakt, mis praegu valdkonda reguleerib, sai vastu võetud aastal 1967, ehk siis 50 aastat tagasi. Ja see oli Outer Space Treaty, selle 50 aastaga on väga palju muutunud riikide suhetes kosmosega. See eraettevõtluse osakaalu tõus ja tähtsuse tõus ja see tihedus, mis toimub, et see on kõik olulisel määral muutnud seda keskkonda. Väga paljud riigid on Euroopas, aga väljaspool seda liikunud sinna suunas, et võetakse vastu siis oma riiklikke kosmoseseadusi. Miks see vajalik, kuna reguleerimata on selle nimetatud riigiga hästi palju valdkondi alates vastutusest nii siis andmekaitseni. Et see info, mida satelliitide poolt kogutakse, et kui seda kasutada, et kuidas peavad olema siis inimese privaatsus tagatud. Järjest enam rahvusparlamendid on hakanud ikkagi võtma initsiatiivi, et mõelda nendele teemadele ja ka reguleerida reaalselt siis või vastu võtta oma kosmoseseadused. Ja ma arvan, et see on see suund, kuhu poole Eesti peaks samamoodi minema. Aitäh teile selle intervjuust!